Nii, ma ütlen siis tere ja täna ma räägin siis sellisel teemal nagu perekonnasüsteemi alused. Ja kuna mul on mitu sellist kirja või küsimist on tulnud ka selle kohta, et mis see siis täpsemalt on, et millest see siis koosneb, et mida me üldse vaatleme konstellatsioonis näiteks. Ja mis see perekonnasüsteem siis, kuidas see perekonnasüsteem siis meid ikkagi mõjutab? No konstellatsioonis on kuidagi tekkinud nagu sihuke arusaam, et me tervendame nagu tervet oma suguvõsa ja kõike seda, mis meil sealt tagantpoolt ka tuleb. Tegelikult me ikkagi tegeleme sellega antud ajahetkel, mis meil endis on see pinge. Nii et me hakkame uurima seda, et mis on antud ajahetkel meie enda süsteemis kõige suurem pingekoht. Ja vot see on see, mida me siis konstellatsioonis hakkame vabastama. Nii et ükskõik millisel, kas siis erakonstellatsioonis või grupikonstellatsioonis, ikkagi uuritakse seda antud ajahetke kõige suuremat pinget. Nii et inimene ju tuleb ja räägib sellest, mis antud ajahetkel kõige rohkem talle pinget tekitab. Kas on siis mingi suhteteema, võib-olla see on mingisugune tervislik teema või on see mingisugune muu teema, või on see ka ettevõtte või mingisugune äriline koht või rahaline koht. Nii et tegelikult seda kõike saab konstellatsioonis vaadata. Kuid mis on nagu oluline koht on see, et me uurime süsteemi. Me kõik oleme üks süsteem ja kõik see, mis meie süsteemist jääb väljapoole, on meiega seotud. Et mina kui süsteem, nüüd, kes mind kuulavad, need on juba ka minuga seotud. Kui meil on perekond, endal on näiteks mees või naine ja lapsed, siis see on juba ka süsteemi üks osa, nii et minu süsteemist väga tugevalt seotud osa ja kui me elame kõik koos, siis see on üks kindel süsteem, mis igapäevaselt ju meid mõjutab nii või naa. Siis oleme me kuskilt tulnud, need on meie vanemad. Ehk see, kus ma olen üles kasvanud. Võib-olla ma ei ole kasvanud vanematega koos, võib-olla ma olen kasvanud näiteks vanavanemate, tädide, onude või kellegi juures, aga igal juhul see, kust ma olen kasvanud ja kus ma olen oma lapsepõlve veetnud, see on see koht, mis mind kindlasti ka mõjutab. Kui nüüd näiteks inimene ei tea oma vanematest mitte midagi, siis need vanemad on temast nagu kauged. Ja ta tajub seda maailma ka selliselt, et need vanemad ei ole nagu tema süsteemis nii tugevalt sees ja kogu aeg on selline tunne, et ma olen kuidagi nagu natukene nagu välja lükatud või tõrjutud. Kui on selleks näiteks üks vanem, tihtipeale on see isa, kes on võib-olla ära läinud, on väga palju kliente, väga mitmeid, kellel isa on ikkagi väga varakult lapse elust lahkunud, ma ei mõtle nüüd, et ta on võib-olla surnud, vaid et ta on lihtsalt lahkunud perekonnast, võib-olla teise perekonna juurde või mingi muu elu juurde, siis on seal ka üks selline mahajätmise koht, mis tegelikult meiega kaasas käib. Nii et see meie süsteem on juba sellest kõigest mõjutatud. Ja kui me nüüd läheme veel kaugemale ja uurime seda perekonnasüsteemi ehk suguvõsasüsteemi, siis kõik see, mis seal suguvõsas, meie suguvõsas on olnud mingisugune raskus, mingisugune emotsionaalselt välja elamata kohad, siis see tekitab sellise seisukoha ja pingekoha. Ja mida keerulisem on olnud kellegi elu, siis see antakse põlvest põlve see emotsionaalne koht ülesse edasi. Ehk seal tekib selline nagu emotsionaalne seisak. Ja kui seal on väga palju emotsioone välja elamata, võib-olla väga keerulise saatusega mõned inimesed, siis see tuleb kuidagi edasi. Ja kuni lõpuks see kellegi juures, kellele hakkab korduma mingisugused analoogsed situatsioonid elus, näiteks mingisugune üle põlve või üle veel võib-olla rohkem kaugemalt, siis kui tulevad analoogsed situatsioonid ja meie oma süsteemis tekivad näiteks, tekib lahkuminek näiteks,
ja see on emotsionaalselt väga-väga keeruline ja see tekitab ülitugeva pinge ja võib-olla me ei tule nende emotsioonidega üldse toime ja see tundub, et see on nagu meist suurem, siis tasuks kindlasti vaadata seda kohta ja mina soovitan siis minna konstellööri juurde ja seda uurida, sest miks see pinge on nii suur, et tundub, et see on tulnud kuskilt eelmistest põlvkondadest, sellepärast et meie laeng või meie süsteemis olev pinge on läinud nii suureks, et meil on nagu raske seda üle elada või seda nagu läbi elada läbi nende emotsioonide, mis antud ajahetkel on. Nii et me oleme kõik süsteemis ja mitte ainult meie siin enda süsteemis, vaid see mõjutus on veelgi suurem ja see pilt on tegelikult veelgi laiem. Ja lõpuks tegelikult, mis meid mõjutab veel väga suurelt, on ju ühiskond. Kõik see, mis on väljapoolt meie suguvõsa süsteemi meid kuidagi mõjutanud. Ja kui mul on mõnikord konstellatsioonis mõned inimesed hakkavad oma lugusid rääkima, siis on nagu kohe aru saada, et kust tuleb mingisugune mõjutus väga tugev, näiteks mingisugune riiklikul tasandil midagi ära võetud või riiklikul tasandil mingisugused ebaõigluse kohad, kus on hästi tugev käivitus, siis selle käivituse tõttu inimesel tekib nagu selline vastupanu koht või selline koht, kus ta nagu tunneb, et ma ei tea, tahaks kohe sinna nagu sekkuda ja tahaks seal kohe midagi nagu öelda. Ja mida suurem on see käivitus, seda rohkem ma soovitan alati uurida, kas on teie endas midagi sellist juhtunud, miks see selline on, või on see tegelikult tavaliselt inimesed ei tea, et nende enda elus oleks, või on see tegelikult olnud kuskil suguvõsas. Ja näiteks praegusel ajal ka, kuna siin mingi aeg tagasi see suur sõjateema ja see on tegelikult ju siiamaani üleval, on ju, siis kõik see, mis meid nagu väga tugevalt käivitab, mäletan ühte klienti, kes tuli ja ütles, et ma ei saa üldse hakkama ja ma pean asju pakkima, ma pean ära sõitma ja ma tunnen, ma pean siit põgenema. Ja tegelikult, kui me hakkasime nagu rahulikult vaatama, siis ta oli otseselt seotud selle tohutu pingega, mis oli tema vanaemas, kuna ta pidi põgenema sõja eest. Nii et kui meil tuleb väga tugev käivitus või arusaamatud olukorrad meie elus, mida me nagu ei oska isegi seletada või korduv olukorrad, siis tasub kindlasti uurida sellist suguvõsasüsteemi dünaamikat või mis sealt on tulnud, miks meie elus need antud kohad nii tugevat pinget tekitavad või nii tugevat emotsiooni tekitavad. Ja seda saab siis tõesti lahendada nii, et saab lahendada erakonstellatsioonis kui ka siis grupikonstellatsioonis. Ja mina ise teen ka sellist konstellatsioonikursust, mis nüüd alustab juba homme. Panen siia selle lingi ka. Kuhu saab veel tulla. Ja seal me vaatame teemade kaupa, mis otseselt siis meie süsteemi mõjutavad ja kus need pingekohad võivad tekkida. Nii et saame seda niimoodi uurida seal iga teema kohta ma räägin teooriat ja iga teema kohta me teeme ka harjutuse ja sellise grupis sellise, kuidas ma ütlen, emotsionaalse vabastuse. Et on väga huvitavaid kohti sealt tulnud, et kuna suguvõsas on kindlad ju dünaamikad ja asjad, siis miks just sind antud ajahetkel mingi asi just mõjutab. Aga kõigepealt me muidugi vaatame seda, et me süsteem oleks valmis kõike need asju ka vaatama, et kõigepealt me sellise tugipunkti vaatame, kas see meil ikkagi endal on olemas. Et see on alati teraapias ka ülioluline. Meil on ikkagi see enda sisemine tugi olemas, et me saame sealt kõiki asju rahulikult uurida. Ja mis on meie eesmärk? Eesmärk on see, et vabastada pinge, sest kui me vabastame pinge, siis süsteem rahuneb ja ükskõik millisel tasandil see siis on, nii nagu ma ütlesin, see võib olla isiklikul, vanemate, suguvõsa või siis ühiskonna tasandil. Ja kui me selle pinge vabastame, siis kui see on väga õieti suunatud sellesse valupunkti, see vabastus, siis tihtipeale on nii, et me rahuneme täiesti maha
meil ei ole seda pinget, meil reaktsioon läheb ära, meil see emotsioon läheb sealt tagant ära ja me saame rahulikult nagu oma elu edasi elada. On teatud kohad, mis on seotud meie enda arenguga, kus on vaja teadlikkust, kuidas seda pinget, kuidas selle pingega edasi töötada ja seda me vaatame siis ka selles konstellatsioonikursusel ja seda ma jagan siis ka seal, kuidas on teatud kohtades, kus üksi sellest konstellatsioonitööst alati ei piisa, vaid on juurde vaja teadlikkust, et seda kõike lahendada. Ja nii ongi, et tegelikult 2 varianti on, kas me läbi selle valupunkti, mis meil meie sees on, hakkame otsima lahendusi ja me võime otsida neid võib-olla väga pikalt või siis läbi teadlikkuse. Ja just selle kursusel me vaatame just sellist teadlikkuse taset, et me tõstame seda ja juba lahendame seal ka neid pingekohti enda sees, et meil oleks tasakaalukam süsteem endas. Nii. Ja kui ma nüüd siit liigun edasi, see on nagu esimene osa, mida ma räägin ka selles konstellatsioonikursusel, meie esimeses osas, siis igal süsteemil on kindlad seadused. Nii et perekonnasüsteemil on täpselt samamoodi oma kindlad seadused. Ma kõiki neid seadusi siin täna ei hakka rääkima, kuid 2 esimest ma tahaks väga teiega jagada. Esimene on kuuluvuse seadus. Ja me kõik kuulume perekonnasüsteemi, sest me oleme ju kuskilt tulnud. Meil on kõigil vanemad, meil on kõigil vanavanemad ja meie õigus on kuuluda. Nii et see on üks kõige olulisemaid kohti. Kuid selle kuuluvuse seadusega on selles mõttes nagu huvitav, et teatud inimesed meie perekonnasüsteemis võivad olla tegelikult nagu välja lükatud, vaha vaikitud, nendest ei räägita, võib-olla isegi mõnikord ei teatagi neid, et need inimesed on olemas. Nii et ma võin ise enda kohta öelda, et mina näiteks ei teadnud kaua aega, et minu emal on õde, kuna see oli nii valus teema, kuna ta anti ära. See oli täiesti vaikitud teema meil. Kuni ühel hetkel ma sain teada, et see on nii ja kuna nad otsisid oma õe ülesse, mu ema ja tema vend, siis äkki ta oli meie süsteemis tagasi. Ja tekkis selline süsteemis nagu rahunemise koht ka. Nii et kõik need, kellest ei ole räägitud, kes on ära lükatud mingitel põhjustel ja tavaliselt muidugi on see sellest tõttu, et need, kes on nende inimestega koos olnud, nendel on see väga raske olnud. Nad ei ole seda tahtnud jagada. Nad on selle valu nagu enda sisse matnud ja läbi selle tegelikult järgmised põlvkonnad hakkavad seda nagu läbi elama. Noh, ma toon veel niisuguse näite, et näiteks isal on vend, kes on alkohoolik ja isa sellest üldse rääkida ei taha, ta on nagu perekonnast välja lülitatud, elab oma elu kuskil, keegi tast mitte midagi ei tea ja sünnib näiteks poeg ja puberteedieas hakkab alkoholi tarvitama, tulevad narkootikumid ja siis isa näeb seda, nagu seda siduvuse punkti või ta näeb seda, et mis oli tema vennaga ja nüüd on, mis on sama tema pojaga. Aga niikaua, kui ta sellest oma süsteemist lükkab seda venda välja, seda rohkem see poeg hakkab seda sama näitama. Nii et meil on alati kuskil keegi järgnev, kes on süsteemi tulnud, tavaliselt on see laps või siis lapselaps, kes hakkab mingisugust kellegi kohta nagu näitama, kes on nagu välja tõrjutud. See on see kuuluvuse koht. Ja kõik, ma natuke selle kuuluvuse juures võib-olla peatun natuke pikemalt täna, et nii nagu ma ütlesin, kõik meie sugulased kuuluvad meie suguvõsa süsteemi, õed, vennad ja ka need õed, vennad, kes ei ole sündinud. Ja võt siin on tihtipeale see, et me mõnikord ei pruugi neid teada ja siin võib tulla väga palju selliseid emotsionaalseid, väga suuri sulgumisi. Näiteks kui on olnud vend või õde, kes on surnud ennem lapse sündi, siis sellel järgneval on päris keeruline, sest vanemad emotsionaalselt ennast sulgevad.
ja nendel on tavaliselt see väga raske. Ja see võib olla ka mitte ainult laps, kes on surnud, vaid siin võib ka olla see, et on aborditud laps või lihtsalt kaotatud laps. Tuli küsimus, et kuidas see on loogiline, et isa tõrjub venda, nüüd laps hakkab jooma, see on ju lapse enda valik ja võib vist olla mingitest kodustest mustritest, nagu ma olen aru saanud. Näiteks ei ole saanud tundeid tunda ja siis põgeneb. Kui ta nüüd ise mõtlete korraks selle isa peale, kujuta ette, et sa astud tema sussidesse ja sinu vend joob. Ma ei tea, kas siin kellelgi on selliseid analoogi saab tõmmata, siis tegelikult on ju see koht, et ma panen emotsionaalselt sellest kohast ennast kinni, et see on väga raske koht ja kui selle vennaga ei suhelda ka, siis emotsionaalselt ma olen kinni. Ja see jah, selles mõttes on see õige, et laps ei saa oma tundeid tunda, sest see isa juba ei tunne neid tundeid. Ta on kinni pannud selle koha. Ja kõik see, mis puudutab seda alkoholismi, see on väga ära blokeeritud. Nii et see mõjutab igal juhul järgmisi põlvkondi. Nii et see on üks väga levinud konstellatsiooni või perekonnasüsteemi dünaamikaid, kus järgmised põlved hakkavad midagi samamoodi tegema. Nii et, aga see on õige, et kui lapsed ei saa tunda tundeid ja kui nad ei ole kontaktis oma vanematega, siis see on kindlasti üks põhjuseid, miks mingeid asju hakkab üldse perekonnas juhtuma. Ja me vaatame seal kursusel ka seda kohta, et missugused on just need vanuseastmed, kus lapsed väga tugevalt reageerivad sellele vanemate süsteemile, see on kuni 7 aastani. Kõik see, mis vanematega toimub, see mõjutab tõesti väga tugevalt lapsi ja see on ka süsteemne. Nii et kõik, mis on antud ajahetkel nendel vanematel õhus, kas see on siis nendel endal mingisugused pingekohad või on nende suhtes pingekohad või nad on lahku läinud või midagi seal toimub, siis see otseselt mõjutab lapsi ja see, kui vanem lahendab enda sees mingid, ma olen ise nii palju kordi näinud seda, kui vanem lahendab enda sees mingisugused kohad ära, siis lastel läheb kohe kergemaks ja lastel muutub väga palju. Näiteks mul oli üks klient, kes lahendas teema oma isaga, kuigi isa oli surnud, aga see pinge oli nii tugevalt, ta ei olnud leinanud seda isa surma. Ja peale seda, kui oli see lein läbi elatud, siis lapsel läks nii palju kergemaks ja lapsel kadusid õpiraskused. Nii et emotsionaalselt me oleme otseselt mõjutatud ka vanemate läbi elamata emotsioonidest. Ma tulen tagasi selle kuuluvuse juurde siis. Kuuluvad meil ka suguvuse süsteemi need inimesed, kes näiteks kui me oleme olnud eelnevates suhetes, ükskõik millistes, siis kui on eelmised perekonnad olnud, kui on eelnevatest suhetest lapsed olnud, siis see näiteks kui mina olen nüüd uues suhtes ja ma olen teine, siis see esimene on esimene naine ja mina olengi teine naine. Nii et tuleb austusega suhtuda kõikidesse eelnevatesse ka nendesse kooslustesse ja mida suuremad on sõjad ja mida suuremad on omavahelised tülid, seda keerulisem on alati lastel. Nii et lapsed kannatavad siin kõige rohkem. Tavaliselt vanemad seda muidugi ei näe ja ei märka ja selles väga pingsas lahutuse protsessis tihtipeale nad ei adugi seda, et kui suured pinged need lastel üle lähevad. Need nüüd inimesed, kes nüüd siin on minu juures käinud näiteks ja läbi elanud seda lahutusprotsessi vanematel, siis seal on tegelikult alles näha, kui suure jälje on mingi asi jätnud. Ja see võib olla väga erinev. On olnud perekondi, kus ühele lapsele on see jätnud väga tugeva jälje ja teisele täpselt samas perekonnas on see natukene pehmemas kohast, nii et ei ole ka nii, et on täiesti ühesuguselt. See sõltub kõige sellest lapsest ja sellest kõik
mis on tema võtnud üle eelnevalt siis oma vanematelt, vanavanematelt ja võib-olla veel kuskilt midagi. Nii et mis on temale nagu tema süsteemi edasi antud. Nüüd kõik need inimesed, kes on nagu toetanud suguvõsa, kas on keegi aidanud mingil kas rahaliselt, võib-olla päästnud auto avariist, ka need kuuluvad suguvõsa süsteemi või on vastupidi kahjustanud. Nii et kas on võib-olla mingisugused pealekaebamised olnud, nagu teame, küüditamise ajal siin oli igasuguseid asju, võib-olla mingisugused vargused või tapmised, ka need inimesed kuuluvad, sest need on otseselt jälje jätnud. Ja kõik see, mis on toimunud, need situatsioonid ja väga keerulised kohad või sündmused, siis mina ütleks, et mina olen tavaliselt alati oma töös andnud sellele ka koha. Nii et soovitan uurida oma suguvõsa süsteemi, et mis on seal toimunud, kui seal on ikkagi mingisugused rasked sündmused olnud. Tere! Et kui seal on olnud rasked sündmused, siis on hea neid teada. Mul eelmises grupis oli üks naine, kellel oli vanavanematel põles maja maha ja tema ema oli ka seal, kuigi ta oli laps, on ju. Ja seal oli kodukaotus ja seal oli varakaotus ja seal oli, õnneks jäid kõik elama. Aga tohutu pinge ja tohutu üleelamine. Ja kui me seda nagu vabastasime seal, siis temas oli ikkagi ka see pinge olemas, sest tema ema otseselt osales seal oli seal koha peal selle põlengu juures ja siis nad viidi veel teise majja ja ühesõnaga see läbielamine oli väga suur. Et kõik need igasugused väga keerulised situatsioonid, mis on meil läbi elatud, need igal juhul meid mõjutavad. Nii, ma mõtlen, mis meil siis veel on. See kuuluvus on niisugune hästi huvitav koht, et tavaliselt selle kuuluvuse taga on üks keeruline süsteem, millega me oleme siis seotud ja see on lojaalsus. Ja see on niisugune väga, kuidas ma ütlen, pinget tekitav koht, sellepärast, et kõik see, kus ei ole tasakaalu, siis see lojaalsusega me tekitame selle pinge enda süsteemi ja me oleme igal juhul oma suguvõsale lojaalsed, isegi kui me oleme otsustanud, et me ei taha sellest suguvõsast midagi kuulda, mul on olnud väga mitmeid kliente, ma olen otsustanud, ma neile suguvõsega üldse ei läbi, mina olen astunud täitsa oma teed, mida rohkem ma seda ära lükkan, seda rohkem see suguvõsa sind tagasi tõmbab ja sina ise ka liigud selles suunas. Mida vabamalt ma kõike seda vaatan, mis on enne mind olnud, seda vabam sa ise ka oled. Mida rohkem me sisemises pinges oleme, ükskõik kas see on siis vanematega või esivanematega, seda rohkem see mind sinna tõmbab. Ja nii kaua, kui ma ütlen, et mitte mingil juhul ma ei soovi olla selline, nagu minu ema on, siis lõpuks mingid aastad mööduvad ja ma saan aru, et mingites osades ma olen täpselt selline. Isegi võib-olla kasutan samu lauseid. Nii et mida vabamaks ma saan selles enda süsteemi, kogu sellest muust süsteemist, seda lihtsam ja kergem on mul endal elada. Ja ma tahaks veel täna rääkida veel ühest süsteemsest seadusest ja see on kord ja hierarhia. Me kõik oleme sündinud suguvõsasse ja meil on kindel ajaliin, kus me oleme sündinud. Me oleme tulnud peale vanemaid, me oleme tulnud, kui meil on vanemad õed-vennad, siis me oleme tulnud peale neid ja meil on kindel koht. Ja võt see on üks koht, mis tihtipeale võib minna segi ja me läheme kuidagi valedesse kohtadesse, et vanemad tunduvad nagu nii olulised, ma pööran neile nii palju tähelepanu, ma vaatan nende suunas, ma pean neid võib-olla aitama ja abistama. Ma ei räägi siin mitte füüsilisest abist, kui vanem on väga vana,
vaid ma räägin seda ka emotsionaalsest abist. Ja kui me seda teeme, siis tegelikult me ei vaata oma laste poole. Mida rohkem ma vaatan oma vanemaid, seda vähem vaatan ma lapsi ja lapsed jäävad puudu, neil jääb puudu sellest emotsionaalsest ühendusest. Kui ma olen sellest teadlik, siis ma seda saan hakata muutma enda süsteemis. Ja see koht on väga oluline selles mõttes, et kõik need, kes on enne mind sündinud, need on enne mind, õed-vennad ka ja vanemad ka. Ja ideaalis oleks see nii, et ema ja isa on minu selja taga ja lapsed on minu ees. Nii et see süsteemi kohtade asetus võiks olla selliselt paigutatud. Kui mingil põhjusel ma tunnen, et see on ebamugav, te võite korraks kujutada, et isa on parema õla taga ja ema vasaku õla taga. Ja kui ma tunnen, et kui ma sellest nagu seisundis nagu olen, et ebamugav on, siis see näitab seda, et kuskil on midagi vaja enda sees veel ära lahendada, selleks, et tunda ennast neutraalselt ja oma elus edasi liikuda. Niikaua, kui seal on selline pingekoht, niikaua tasuks uurida, miks minu süsteemis see pinge on tekkinud. Kui on olnud väga suured lahkhelid vanematega, siis need kohad oleks väga hea enda sees siiski ära lahendada. Ja mõnikord öeldakse, et andesta kõigile, ma ei tea, vanematele, vanavanematele. Konstruktsioonis see ei ole oluline, et sa pead kõigile andestama, vaid vastupidi, sa pead vastu võtma selle, et nad on nii, nagu nad on ja andestama pead sa endale selle koha pealt, et sa oled mingites kohtades võib-olla kas reageerinud niimoodi, võib-olla sa ei ole käitunud kõige õigemini või sa siiamaani tegelikult ei suuda aktsepteerida, et midagi sellist on juhtunud, sest sinu süsteemis on see pingekoht. Nii et kui me nüüd uuesti selle kord ja hierarhia tagasi tulen, siis lõppkokkuvõttes võiks olla nii, et iga inimene on oma kohal ja kui sina seisad oma kohal ja tunned ennast nagu mugavalt, siis see näitab seda, et sul ongi hea. Sinu süsteem on tasakaalus ja ei ole neid niisuguseid väga tugevaid pingekohti. See on üks süsteemne seadus, nii et perekonnasüsteemi üks seaduseid. Siis on veel tasakaal, see on andmise ja võtmise tasakaal, millest ma nüüd korraga veel rääkisin, et me saame võtta ainult vanematelt ja anda lastele. See on nagu see armastuse voo liikumise suund, mis on meil põlvkondade viisi, kus me saame tegelikult selle jõu ja tegelikult on suguvõsa meil väga suur ressurss. Tihtipeale me otsime neid mingisuguseid pingekohti, mis on väga oluline otsida, sellepärast et kui me need vabastame, siis seda suurem ressurss on see, mida me saame ise vastu võtta. Ja suguvõsa ressurss on see, mis meil on alati. Alati on meie selja taga. Alati on meid toetamas. Ja selle jõuga on võimalik väga palju ära teha ja oma elus väga palju samme edasi astuda. Nii et mina soovitan väga uurida, et kus on teie süsteemis need pingekohad ja mida oleks vaja teie süsteemis ära lahendada sellist, et tekiks selline rahunemine ja tasakaal. Kui ma nagu mõtlen praegu ise, nagu mul on paar inimest, kes tulid sinna kursusele ja läbisid seda niimoodi, et kui alustasid, et see 6 korda nagu 6 õhtut läbi käia, alustasid sellises, kuidas ma ütlen, sellises rabedas olekus võib-olla ja natuke sellises maailma võitluses, siis lõpuks nad jõudsid sellisesse punkti, kus nagu ütlesid ka, et nagu rahunemine on toimunud või tasakaal on tekkinud, et see on see, mis oleks hea konstellatsiooni töödega enda sees nagu ära teha, et tekib selline rahunemine ja tasakaal. Ja see ei ole mitte ainult suhete tasandil, see on võib-olla ükskõik millisel tasandil, see võib olla meie tervise tasandil, see võib olla ka rahaliselt, finantsilisel tasandil.
võib-olla korraks ütlen siia juurde selle finantsilise poole ka, kuna seda praegusel ajal, see on väga palju meil mõjutatud. See finantsid ja raha on otseselt seotud kogu meie enda süsteemiga ja kõige sellega, see raha moodul on pandud mulle kõige viimaseks ja see on tehtud teadlikult, sellepärast et kõik eelnev, mille me läbi töötame 5 mooduliga, on kokku tulnud sinna rahasse, sest raha on otseselt seotud kogu meie süsteemiga ja kuidas see süsteem toime tuleb. Ja kui pinges ta on või kui tasakaalus ta tegelikult antud ajahetkel on. Nii et see on nagu üks konstellatsiooni osasid, mida me ka vaatame. Ja muidugi üks on ka niisugune, kui me tahame kuskil nagu edasi liikuda, siis mõnikord on seal ka mõned takistused, et miks me ei saa edasi liikuda. Ja see ei pruugi alati olla meie endast sõltuv, vaid mõnikord on see seotud ka meie perekonnasüsteemiga. Kas see on seotud võib-olla mingisuguse sündmusega, võib-olla see mingisuguse väga tugeva kaotusega või midagi muud veel. Nii et mina alati uurin süsteemi, et aru saada, mis on see pingekoht, et mis vajab tegelikult sellist tähelepanu korraks, seda mingisugust koha andmist, muutmist, et inimene saaks rahulikult edasi liikuda. Nii, ma ei tea, ma loodan, et te siit nüüd saite sellist alustuseks sellist perekonnasüsteemi mõtteid ja kuidas me oleme seotud tegelikult sellega, et eelkõige oleks hea mõelda enda jaoks, et see on ikkagi minu süsteem, on üks osa, on ju, aga tegelikult ma koosnen palju rohkemast peale vanemate ja esivanemate, et see on tegelikult üks palju suurem süsteemide osa, millest me koosneme. Nii et see on, ja see tasub uurimist ja see tasub kindlasti ka sellist võib-olla mingites kohtades läbitöötamist. Mu käest on ka küsitud, et aga millal ma pean tulema tööd tegema? Siis, kui ma tunnen, et mu elus on midagi sellist, mis vajab lahendamist. Et kõiki asju me ei pea läbi töötama, aga lihtsalt sellepärast, et tundub, et äkki seal oli midagi, aga me lahendame ikkagi neid asju, mis on meil endal pingekohad ja mis vajavad leevendust ja kus me tunneme, et me siit nagu edasi ei saa. Nii, olen siin nüüd kõvasti vuristanud. Kas on äkki mingeid küsimusi tekkinud? Panen võib-olla mikrofoni nüüd kinni, et me saame siin rahulikult veel rääkida. Ja teistele mõtlen aitäh!